Meie Juuksurite ühenduse podcastis me räägime kõiki meie valdkonda puudutavatest teemadest, alates konsultatsioonist, lõpetades klientidele iseenda turundamisega ja just see viimane teema ongi täna natuke rohkem fookuses, sest minu vastas istub särav naine nagu orkester, isegi päike tuli selles hallis Tallinna viimases päevas välja. Evelin Org, sina oled üks raamatubrändimega Sina autoritest ja ma kindlasti tahaksin just juuksuri nurga alt täna üsna palju teada selle persooni brändingu kohta, et kui oluline see on ja mis on need nipid. Aga enne kui me lähme sellele teekonnale, siis ma tahaksin sinuga lähemalt tuttavaks saada. Ma natuke küll uurisin juba, aga alati on tore oma kallilt külaliselt küsida, et kui sinu käest täna küsitakse, et kes sa oled, millega sa tegeled, mis on täna sinu jaoks oluline, mis sul silma särama paneb, et kuidas sa ennast tutvustaksid? Mina tegelikult täna võiks öelda, et olen juba 5 aastat olnud tohutu särasilmne ettevõtja. Mul on selle osas väga palju kirge, aga sama palju, kui mul on kirge ettevõtluse osas, siis mul on tohutult pikka aega olnud väga palju kirge ka selliste teemade osas nagu müük, turundus, bränding ja kuna need on kõik sellised teemad, mis aastatega on tohutult palju muutunud, et see, kuidas me tegime müüki või turundust 15 aastat tagasi või 10 aastat tagasi või isegi 5 aastat tagasi, et see on nagu meeletult muutunud, sest kanaleid on hästi palju juurde tulnud, inimeste harjumused on muutunud ja nii edasi, et aga jah, et need on võib-olla need märksõnad, mis mind kõige rohkem tööalaselt iseloomustavad. Aga kui ma küsiksin, et milline täna, ma ei tea, kas sul üldse on sellist asja nagu klassikaline töönädal, aga kas sa oskaksid kuidagi mingid märksõnad välja tuua, et milline see üks töönädal sinu jaoks välja näeb? Kas sa saad üldse määratleda töönädalat esmaspäevast reedeni või on see ettevõtja elu selline, et tööd teed siis, kui silm särab ja parasjagu just inspiratsioon peale tuleb? Tead, ega minu jaoks väga suurt vahet selles mõttes ei ole, et ma tüpaažilt olen alati olnud sellist ettevõtja tüüpi, et ma olen küll pikka aega enne töötanud siis erinevates rahvusvahelistes korporatsioonides, aga ma ikkagi töötasin täpselt samamoodi, et ma panustasin õhtutel nädalavahetusel ikkagi sellise tohutu kirega, et ma arvan, et minu puhul ongi see, et ma ei suuda kuidagi väga hästi funktsioneerida, kui ma ei tee neid asju, mida ma teen siis tohutu kirega, et see annabki mulle hästi palju jõudu ja energiat ja muidu mul hakkaks igav, ma arvan. Aga jaa, et sellist 9-5 kindlasti ei ole, et mõni päev on vaiksem, mõni päev on väga tempokas ja pikk, tihti õhtuid ja nädalavahetusi ja nagu ikka, et kuna mul on hästi palju erinevaid ettevõtmisi, et mul tegelikult neid ettevõtteid on juba vahepeal oli 3, nüüd on 2 jälle, et siis kliente on väga palju erinevaid, teen koolitusi ka ja nii edasi, et siis hästi põnev teekond, nii et selles mõttes ma arvan, et juuksuritest ju väga paljud on ju ka ettevõtjad või siis vähemalt nii-öelda ise tegutsejad, et selline filosoofia kindlasti on võib-olla samastatav. Sa tõid välja, et sul on praegu 2 ettevõtmist, et kui sa peaksid need kuidagi kirjeldama, et mis valdkonnaga on tegemist, siis ma eeldan, et üks ongi selline konsultatsiooni ja toetamis- ja koolitusettevõtmine? Jaa, et tegelikult kui ma siis selle nii-öelda palgatöö otsustasin siis teha seal tohutu suure hüppe, mis oli nii hirmutav, et tõesti peaaegu kõht oli lahti, et siis eks ma siis mõtlesingi nii, nagu ma raamatus ka kirjutan, et enda jaoks läbi, et mis see sinu superpower siis on, et millega sa päriselt saad inimesi aidata, et lihtsalt mingit suvalist asja ei hakka pakkuma, mida päriselt on inimestel vaja ka. Ja siis mulle ikkagi tundus, et see müük ja turundus on see põhiline teema, mis mulle väga-väga hingelähedane on ja millega ma tahan tegeleda ja millega tegelikult ma tahangi inimesi ja ettevõtteid enda ümber aidata, nii et mul on väga palju selliseid erinevaid ettevõtteid, keda ma siis aitan kas sotsiaalmeediaga või siis
samamoodi brändinguga, üldse turunduse müügiga, persooni brändinguga ja siis Olesiaga koos me teeme koos koolitusi päris tihedalt, et neid meil on ka siis päris palju iga nädal ja siis vaikselt nüüd kirjutame ka oma teist raamatut. Nii et järg on tulemas. Jaa, järg on ka tulemas, täpselt. Pean korra ette ruttama, et brändimega sina raamat on tõesti väga-väga praktiline. Ma tegin sellega juba algust, aga olen alles sissejuhatuse juures, nii et ootangi seda aega, kui mul, mis aega tuleb võtta, aga jah, tänane tööaeg on ka üsna nagu tempokas, et tahaks nagu rahulikult neid mõtteid läbi settida. Kas teine raamat tuleb sama praktiline ja ikka käed külge? Et tegelikult see esimene raamat sündiski meil sellisest koolituste sarjast, et me hakkasime koolituste juurde tegema siis selliseid praktilisi nii-öelda ülesandeid ja sellist praktilist sisu, aga see maht kasvab mingi hetk nii suureks ja tundus nagu mitte väga mõistlik pidevalt seda nii-öelda kokku panna ja välja printida ja siis ükskord otsustasime, et siis võiks ju seda natukene täiendada veel ja veel võib-olla põhjalikumalt teha ja sellise raamatu välja anda. Nii et meil tegelikult oligi plaan, et võib-olla keegi, kes inimesi on nii erinevaid, et mõned tahavad iseseisvalt tööd teha, teised tahavad, ma ei tea, ka koolitusel käia või ma ei tea, kellegi käes konsultatsiooni võtta. Et see tegelikult on siis kas toetav abimees neile, kes käivad koolitustel või siis selle saabki reaalselt ise ka läbi töötada, et kuna ta selline hästi praktiline on, et siis me oleme ise huvitaval kombel avastanud, et see isegi sobib sellises formaadis rohkem tihti meesterahvastele, et kellele meeldivad siuksed hästi praktilised asjad. Et mis on naisterahvaste miinus on see, et tihti mõeldakse nii, et ma loen selle raamatu läbi ja siis ma pärast hakkan neid ülesandeid tegema. Aga niipidi ta väga ei tööta, et kui kellelgi see raamat on, siis kindlasti soovitame, et alguses lugemisega käigus ikkagi teha ka kõik need ülesanded ära. Ja eks seal on hästi palju selliseid väga lihtsaid küsimusi, millele nipp on siis selles, et nendele ei ole alati lihtne võib-olla vastata. Ja lihtne ka sellise nii-öelda võib-olla selliseid lühikesi vastuseid anda, et miks on lühikene oluline, sellepärast, et see mingisuguse sellise fookuse enda jaoks paika saada, et meie kõigi kohta on ju mustmiljon märksõna, aga lõppkokkuvõttes ikkagi sa pead mõtlema, et kes sa siis oled või kes sa tahad nii-öelda ka laiemale ringkonnale siis näida, on ju. Et mis on need sinu superpower võimed? Mis on minu superpower võimed? Minu superpower võimed, üks on kindlasti see, et ma olen hästi kirglik inimene, et mis kindlasti aitab mul väga ka müüki ja turundust teha, sellepärast, et ma päriselt ise ka vaimustun väga nendest ettevõtetest ja inimestest, keda ma aitan, et mul on nii lihtne vaata neid tegelikult tõsta, sellepärast, et ma näen lihtsalt tohutut potentsiaali nagu inimestes ettevõtetes, et see on kindlasti üks minu superpower. Ja teine võib-olla on see, et ma olen hästi kuidas ma siis ütlen, inglise keeles on see execution, et ma nagu mitte ainult ei pane unistusi nii-öelda siis paberile või kuhugile notes'idesse, vaid hästi ka viin neid ellu, et see on teine võib-olla selline superpower. Et ikka kohe tegudele ja kohe tegudele. Nagu soovitatakse, siis kõige keerulisem ongi teha see esimene samm. Ja, et seal ongi hästi palju, et eks ma ise olen ka sellega väga palju tegelenud ja Olesiaga koos ka, et kui me koolitustega alustasime, raamatut kirjutasime ja üldse ettevõtlusega alustades, et enamuses meis on selline tohutu kriitik, selline perfektsionist, kes siis tahaks lihvida kõiki lõpuni ja siis
kui on lõpuni lihvitud, siis sa tuled millegagi välja, et olgu see siis mingisugune pisikene sõnavõtt või siis mingisugune mis iganes asi. Aga tegelikult on see, et tänapäeva maailmas, kui kõik käib nii kiiresti, siis mingis mõttes sa võib-olla juba oled natukene ajast maha jäänud, et väga hea tsitaat, ma isegi ei mäleta, kes selle on öelnud, on ju see, et kui sa tunned, et kõik läks nagu suurepäraselt, et siis sa natukene oled hiljaks jäänud selles mõttes, et et niisugused väikesed äpardused ja sellised asjad on väga okei, aga neid on nii raske kuidagi alla neelata alguses, et see perfektsionismi pisik, see on, ma ei tea, kuidas, kas see on ainult nagu eestlastel selline levinud, aga ma lihtsalt näen kõikide klientide puhul, et see on üks olulistest sellistest takistusmomentidest, et kõik tahavad olla ikkagi ideaalsed ja siis see võtab tohutult palju aega ja siis on seda esimest sammu nii raske teha. Mulle tundub, et see ongi natuke selline mõttelaadi küsimus, et kuidas sa siis neid takistusi või probleeme nii-öelda võtad, on ju. Et ma tahaks öelda, et mul on üsna tihti õnnestunud neid võtta siis kui toredate õppetundidena. Et alati see muidugi ei õnnestu, sest me kõik oleme ikkagi inimesed, on ju, aga siis on ka huvitav näha, et miks ma nüüd sel korral selle väikse äparduse juures nagu nii tugeva reaktsiooni üles sain kuidagi, on ju. Aga see on õnneks elukestev õppe ja tänu sellele ei hakka kunagi igav ka. Ja ma olen üritanud ka endale sellise mantra mõtta, et better done than perfect, et mis ei tähenda seda elu sees, et sa lased mingisuguse nii-öelda, et sa teed mingi klientide arvelt või kuskilt, ma ei tea, juuksurina lõikad mingi pool pead ära ja pool ei lõika, on ju. Et nii päris mitte, eks ole. Aga selles mõttes, et sa mingisuguses mõttes ikkagi annad selle võimaluse, et ma nüüd astun selle järgmise sammu ja siis õpin selle teekonna käigus, mis on ka hästi oluline, et sa ei pea nagu olema eriti nagu selles brändingus, persooni brändingus, turunduses, et seda on suhteliselt võimatu teha nii, et sul on kõik selgeks õpitud ja siis sa hakkad tegutsema, sest see valdkond muutub nii ruttu, sa ise muutud nii palju, et kui sa siis hakkad tegutsema, siis sa oled kaotanud tohutult palju aega ja mingis mõttes sa oled jälle nullis, sellepärast, et sa pead jälle midagi uut tegema, jälle tuleb mingi uus kanal, jälle tuleb mingi uus võimalus ja siis sa põhimõtteliselt kunagi ei saa alustada. Ja nii palju on ju meid mõjutavaid faktoreid ümberringi, mis ei olegi meist olenevad, et siis üks teine mõte, mis mind on tihtipeale aidanud, ongi see, et ma annangi sellel hetkel endast nagu maksimumi, mitte ma ei oota nüüd nii selle asja ma teen ära siis, kui mul on olemas see. Täpselt ja tihti ongi see ka võib-olla, et me kõiki võrdleme ennast kellegagi ja tihti väga lihtne on leida, ma ei tea, sotsiaalmeediast, YouTube'ist, internetist neid ideaalseid oma valdkonna inimesi, keda sa mõtled, et kui ägedalt ta teeb seda ja mina tahan ka nii teha ja ma siis hakkan tegutsema, kui ma olen ka sellel tasemel. Aga kõik on ju alustanud kuskilt nullist, et absoluutselt kõik inimesed, et ei ole ju keegi sündinud, ma ei tea, käärid käes või midagi sellist, et sul on loomulikult anded, aga sa pead ikkagi neid arendama ja minu meelest väga põnev on see teekond, et kas või mõelda igas valdkonnas neid alustajaid, et kui sa jagad oma teekonda, siis tegelikult see on palju põnevam kui see, et sa lihtsalt räägid, et nüüd ma olen ideaalne ja vaadake, mis ma teen. Et sellised pisikesed eksimused ja pisikesed apsakad teevad meid tegelikult ju nii-öelda inimlikuks ja see on see, millega inimesed rohkem suhestuvad, aga seda on nii hirmus kuidagi jagada, et mis nüüd juhtus ja mida ma nüüd tegin valesti, aga tegelikult ikkagi see on see teekond, mida peaks ka veel nautima. Ja mulle tundub, et me tegelikult olemegi juba täiesti selle persooni brändi teema sees, aga ma korra sikutan meid sealt välja ja sa enne tõid hea näite, et ei saa ju juuksur ju oma tööd teha ilmselt nii, et pool pead lõikab ja pool pead jääb lõikamata. Kas sina mäletad mõnda eredamat juuksuri külastust, kas lapsepõlvest või kunagi hiljem? Kas midagi nagu ekstra ägedalt õnnestunud või vastupidi, millegi pärast ei läinud kõik plaanipäraselt? Ikka, ütleme nii, et noorena ma olin selline väga eksperimentaalne. Ma
põhimõtteliselt proovisin ära kõik värvid, mida andis proovida, alates siis oranžist, erinevatest punastest toonidest ja ühele ja teisele poole seal spektrist välja. Ja siis ma mäletan, et mul ükskord küll on nii juhtunud, et mu juuksed väga hästi ei võta sellist intensiivset värvi ja ma ei tea, mis seal valesti läks, aga mul põhimõtteliselt juuksed pidid saama sellist punakat tooni, aga kuidagi tuli sinna kuidas siis öelda, sellisesse läikesse väga palju sisse hoopis rohelist. Selline üllatus. et selles mõttes minu meelest juuksurid ja persoonibränd on täiesti teine dimensioon kui teistes valdkondades, sest üks on see, et sa nii-öelda mõtled enda persoonibrändi peale, aga tegelikult kõikide inimeste jaoks juuksed on ju tohutu oluline osa su välimusest. Et tegelikult juuksurid on ju ka need, kes väga palju kujundavad nii-öelda seda pakendi poolt ehk seda väliste persoonibrändiga kõikidel enda klientidel ja mis on tohutult oluline. Et mina võin küll öelda seda täitsa ausalt, et minul on olnud rohkem kindlasti elukaaslasi kui siis juuksureid. Selles mõttes, et kui sa leiad kellegi, kes sulle sobib, siis sa ikkagi hoiad tast nagu kinni ja ma ikka rändan nende juuksuritega ka erinevate salongide vahet, et juuksurite puhul minu meelest see persoonibränd, jaa, tore, kui on ilus salong, aga see salong üksi ei suuda ikkagi mitte kunagi minu juukseid nagu selliseks teha, nagu ma soovin, vaid ikkagi on see juuksur, keda sa usaldad, et seal on ikkagi selline usalduse suhe hästi suur. Aga mis selle usalduse juuksuri vastu loob? Kas sa oskad välja tuua võib-olla mingid märksõnad, et mis teevad sinu juuksurist sinu jaoks just selle ideaalse juuksuri? Mida sa hindad oma juuksuri juures? Ma ikkagi usun seda, et ma tean, et väga paljud võib-olla sellele vaidleks vastu, aga mina väga usun seda, et igas valdkonnas ja igal erialal on sul sellised mingis mõttes sellised väga hästi sobivad kliendid sinule. Et on nad siis suhtlusstiili poolest, on nad siis nii-öelda võib-olla selle poolest, mis nad vajavad, kui palju tähelepanu nad vajavad, suhtlust vajavad, kõike seda. Ja ma arvan, et see persoonibränding ja kui seda õige nurga alt teha, siis üks positiivne pool on see, et tekib nii-öelda selline järjekord positiivses mõttes ukse taha. Teine on see, et sa saad ka oma kvaliteedi pealt siis võib-olla paremat hinda küsida, aga kolmas on see, et tegelikult õiged inimesed teavad su juurde tulla, et kui sa oled selline suhtleja, siis pigem võib-olla tulevad sellised kliendid, kes seda tohutult naudivad. Kui sa võib-olla ei räägi, ise oled selline introverdi, kindlasti on nii palju kliente, kes seda väga-väga hindavad, on ju. Et just need õiged inimesed mingis mõttes kokku saavad, et inimesi on ju nii palju ja mõtle, kui tore tööpäev, kui sul siis on sellised kliendid, keda sa tõeliselt naudid. Muidugi see ongi asi, mille pärast mina oma juuksuri tööd teen, et mul on nii toredad kliendid ja kui ma nüüd sinu juttu siin kuulan, siis tundub, et tegelikult juuksuritel kogu aeg ju me tegeleme selle persooni brändinguga, ilma et me ise teaksime üldse. Ja tõesti igale juuksurile tekib temale sobiv klientuur, et üks asi on see suhtlusstiil, teine asi on ka mingisugused spetsialiseerumised, et kes on just eritehnikates eriti tugev, paneb 200 fooliumit pähe, kes on spetsialiseerunud filigraansele meestööle, et seda on äge vaadata ja nüüd kaks asja omavahel nagu kokku panna, et ahah, sealt tuleb nagu ka see ühine joon välja. Jaa, sest tihti, ükskõik mis valdkonnas ma klientidega räägin, siis tihti alguses kõik ütlevad niimoodi tagasihoidlikult, et oi, et minul küll ei ole persoonibrändi, et kuidas ma seda siis kujundama hakkan, et tegelikult on nii, et absoluutselt kõigil meil on persoonibränd nagu kõikidel inimestel üldse, ükskõik, oleme me arstid või tuletõrjujad või siis mustkunstnikud, et kõigil on olemas, et loomulikult on neid, kellel lihtsalt see persoonibränd võib-olla on rohkem avalik või nii-öelda sellise suurema, laiema
kaliibriga, aga tegelikult igaühel on, et see tegelikult ongi ju see, et kuidas inimesed sinu ümber sind tajuvad mingis mõttes. Aga kui sa tahad selle kaudu ka, et sa võid seda kujundada, aga ei pea, aga kui sa tahad seda kujundada, et see on väga hea tööriist just, et leidagi neid õigeid kliente, koostööpartnereid ja nii edasi. Et kui sulle tõeliselt meeldib, siis no, ma ei tea, mingid efektvärve teha ja seda kommunikeerid ja sotsiaalmeediat seda kajastad, siis kliendid seda teavad ja rahul on, et siis sa saadki neid töid rohkem kindlasti, kui siis see, et sa võib-olla seda nii väga ei teeks, on ju. Ja kindlasti alustavate juuksuritega ka, et sa võid kindlasti seda siis kas nüüd ümber lükata või kinnitada, aga mulle tundub vähemalt, et kui sa oled leidnud enda sellise juuksuri, nagu mina olen leidnud, et siis ütleme, et mind nagu kellegi teisele üle võita on päris keeruline. Et see, ma kujutan ette, et see on üks valdkond, kus alustada tegelikult on päris raske, sellepärast, et sa oma sellise kindla klientuuri välja nii-öelda mingis mõttes koolitaksid ja et nad sinu juures käima hakkaksid, sest see usalduse kasvatamine on ju nii oluline selles valdkonnas, et siis seda enam alguses, aga ka mingi hetk nii-öelda, eks ikka inimesed natukene, ma ei tea, reisivad kuhugi teise kohta või mõned kliendid liiguvad ära, et siis ikkagi need pidevalt juurde tuleks, et siis. Eks see esmane klientuur ikkagi mingil määral kujuneb väga palju ka tutvusringkonnast, sõprusringkonnast, aga jah, selle alustava juuksuri kohta, et ega see kerge ei ole, jah. Et selleks, et tuleks enesekindlus, millest omakorda siis kasvab kliendi lojaalsus ja usaldus, selleks on vaja kogemust. Nii et ta on nagu natuke nagu selline nokk kinni, saba lahti. Ja isegi kui sul on tohutult lai tutvusringkond, mis on väga suureks plussiks on ju ja üks osa sellest oma persoonibrändi arendamisest, siis tegelikult ega sa ju alati ka enda tuttavatelt, võib-olla sul ei ole seda enesekindlust, et võtta seda õiglast tasu, mida sa tegelikult väärid. Aga kui inimesed mõistavad, et kui head tööd sa teed ja see on nii-öelda tunnustatud, siis ei ole ka seda nii-öelda imelikku momenti, et okei, et kas ma siis peaks nagu mingit hinnasoodustust tegema, et sa mu sõber oled või kuidas siis nüüd see käib, on ju? Siit mulle meenub kohe üks tore ütlemine, ma ka jälle ei suuda meenutada, kes selle on välja käinud, aga ilmselt on seda tulnud siit kui sealt, et õiged sõbrad tegelikult maksavad isegi rohkem, kui nad näevad, et tegemist on oma ala spetsialistiga. Täiesti nõus, on ju. Ja ma arvangi, et iga valdkonna sellised väga head oma valdkonna tipud ju on väga nõutud. Et siis on juba see, et siis sa saad valida, et kas su kliendid on ju, mis on ju väga-väga äge, et lõpuks sinna välja jõuda, et sa saad teha seda, mida sulle meeldib ja siis veel nendele inimestele, kellega sul on väga tore koos nii-öelda aega veeta tööalaselt ka. Ma tahan siia kohe sisse tuua selle, et üks peamisi põhjuseid, miks mina tahtsin sinuga, Evelin, rohkem tuttavaks saada, on see, et meid on ees ootamas üks väga põnev juuksurite ühenduse aastakonverents, mis toimub 14. novembril kell 10 Loomaaia konverentsisaalis. Ja loomad on ju tegelikult päris hea võrdlus sellele, et iga loomalik on oma nägu ja nendel on ka väga tugevad juba välised brändi ilmingud, millega nad eristuvad. Absoluutselt, et selline tugev bränd ongi see, et sa ütled ühe sõna, näiteks kaval, ja siis sa ütled siis, kes see loomadest võiks olla. Rebane. No vot, et ma usun, et samamoodi väga paljud võib-olla meie kuulajad ja vaatajad arvasid, et kavalaga seostub rebane on ju, või siis kiire või nii edasi on ju. Aga siis mõeldagi natukene, panna ise sinna samasse seisukohta mingis mõttes, et mõeldagi kogu seda loomariiki, et nende pealt on nii hästi võib-olla nii hea šnitti võtta, et milline on see loom, et kellega sina kõige rohkem samastud ja siis tuleb sulle juba see väga palju lihtsamini võib-olla see sinu märksõna, et loomulikult see ei pea see üks märksõna olema, aga mis sind võib-olla kõige rohkem iseloomustab ja teiselt poolelt mõelda ka, et kui
võtta seda tohutut loomariiki, et milline nendest loomadest siis iseloomustaks sinu sellist ideaalset klienti. Et ma nii mäletan, minu kõige sellisem toredam kohtumine ühe meditsiinivaldkonna juhiga, selline väga austatud meesterahvas ja kellelt ma siis küsisin, et noh, et kes see sinu siis selline ideaalne klient on, et kellega sa nagu enim tegeled loomariigist. Ja siis ta alguses ehmatas ära, et issand, mis küsimus, et kuidas seda siis nii üldse saab sõnadesse panna, aga siis ta natuke mõtles ja kuna tema kliendiks olid siis nii-öelda sisemised kliendid ehk siis need suure haigla õed, väga tublid õed, siis ta ütles, et issand, aga et minul on ju kari tohutult tublisid hiiri, nagu nii tublisid, et kes teevad usinasti töö ära, et selles mõttes noh, igas valdkonnas sa tegelikult suudad tuvastada ja selliste võib-olla piltlikute näidete varal on seda lihtsam teha. Ja teine väga äge näide on ju nii-öelda paabulind, keda ma alati toon ka näiteks, sellepärast et igal paabulinnul on ju totaalselt unikaalne saba. Ja, seda ma ei teadnudki. Ja täiesti, et see on natukene nagu selline sõrmejälg inimestel. Kas meil Tallinna loomaaias on ikka paabulinnud olemas, on ju? Kas siis saab võrrelda kahte eri isendit? Täpselt. Põnev. Ja siis nendel on ju see, et noh, kui nad siis selle enesekindlalt ükskord selle saba nii-öelda lahti löövad, et siis sealt noh, on näha ka neid tohutult kirevaid ja erinäolisi sulgi, aga noh, eks see on tegelikult natukene nagu meie persoonibrändi DNA ka, et mis on igal inimesel ju täiesti unikaalne, et noh, isegi kui ma ei tea, kahel samasugusel võib-olla juuksuril on see märksõna kaval, siis noh, seal on ju tegelikult väga palju muid selliseid muutujaid, et mis siis sinna, mis teevad nii-öelda sellest inimesest selle unikaalse, et see ongi väga-väga äge. No mulle tundub kõige keerulisem ikkagi see, et kuidas selle enda unikaalsuseni jõuda. Et no ma saan aru küll, et need vastused on meie kõigi sees olemas ja brändimega sina raamat on väga praktiline ja seal saab kõik need küsimused läbi töötada ja ma tean, et ka 14. novembril, kui meil on konverents, siis sina, Evelin, teed seal ikkagi praktilise lahendusega ettekande. Aga kas sa praegu oskaksid võib-olla paar asja välja tuua, et mida siis saaks üks juuksur teha või kust alustada, et oma persoonibrändingule nii-öelda teadlikku rõhku panema hakata? Ja, et mida mina ka enda klientide puhul näen, et väga suur osa meist tegelikult alahindab ennast ja ei suuda üldse tuvastada enda selliseid tohutuid superpowereid, sest et me kõik oleme nii harjunud nendega, et mis need meie superpowerid on, et need tunduvad sellised igapäevased suvalised nagu mingi iseloomujooned ja tugevused. Iseenesestmõistetav, see tuleb mul ju nii lihtsalt välja. Aga tegelikult üks selline häkk, mida nagu noh, kõik, kes te kuulate või vaatate, võiksite teha ja see tõesti aitab väga-väga palju ja tehke veel eriti seda enne konverentsi, et siis võib-olla neid ülesandeid on ka lihtsam seal teha, et võtke oma kliendid, kes käivad teil, kes on teie sellised ma teen kohe märkmeid. Jah, nii-öelda unistuste kliendid, et noh, kellega nii-öelda te tunnete, et väga hästi klapite ja küsige neilt, mis on nende meelest teie superpower ja küsige kohe mitmelt inimeselt ja kui tahate, võite küsida ka kolleegidelt näiteks, et mida nemad tööalaselt arvavad, et on teie kõige suurem superpower. Ja ma võin kihla vedada, et neid märksõnu, mis tuleb, neid kindlasti väga palju kordub ja seal on kindlasti neid asju, mida te ise ei suudagi võib-olla välja tuua, et te mõtletegi, et issand, mis superpower see veel on, aga teised mõtlevad, et issand, kuidas ta suudab seda teha ja see tegelikult võibki olla see teie persoonibrändi võti, mida te alahindate. Nii et see on tegelikult üks selline tohutult lihtne asi, mis võtab aega, ma ei tea,
võid saata selle Messengeris need küsimused välja, kui need on head kliendid, või siis kui tulevad sulle sinna tooli istuma, võid küsida, noh, mis see võtab aega, 5-10 minutit ja tegelikult sa saad selle tuumiku kõige lihtsamini paika. Et loomulikult sa saad ise mõelda, et kas sa tahad sinna juurde veel midagi lisada või kas sulle tundub see selline omane ja kui ei tundu, miks, eks ole, et natukene analüüsida seda ja siis ehitada sinna ümber nii-öelda siis see bränd, aga see tuumik on ikkagi see, et kes sa oled. Julge olla sina ise. Mulle tundub, et mõnel juuksuril võib olla nagu üsna raske seda küsida oma klientide käest. Tuleb jälle võib-olla selline eestlaslik liigne tagasihoidlikkus sisse, aga ma julgustaksin ka siinkohal, et ma usun, et kui klientidele ka ära rääkida, et noh, ma tahangi praegu rohkem aimu saada, et oma seda persoonibrändi luua, et praegu tegelen väga põneva raamatulabi töötamisega bränd nimega Sina, et ma usun, et kliendid ja kolleegid tegelikult väga hea meelega aitavad ja võimalik, et nad tahaksid ka ise enda kohta siis pärast teada ja jagatud rõõm, vastastikune rõõm on ju veel suurem. Täpselt, või siis mõeldagi, et kui on, noh, ma ei tea, teed suurem seltskond seal ja kõik tahaksid tegelikult seda teada saada, et siis võite ju teha ka sellise küsimustiku, et kui on võib-olla nagu ebamugav nagu kliendi käest otse küsida, kui ta seal toolis istub, et saatagi näiteks, et kui telefon on teada või email on teada, et noh, ma arvan, et see on nii tore küsimus, mida tegelikult, noh, kui palju teilt küsitud on seda. Ikka väga vähesed inimesed küsivad enda kohta sellist tagasisidet, väga vähesed oma klientide käest millegi pärast, kuigi see on ju kõige olulisem tööalaselt. Et ma arvan, et pigem inimesed on väga positiivselt üllatunud ja annavad väga hea meelega seda tagasisidet. Ja ma arvan, et läbi selle küsimuse saab persoonibränding ka juba jälle tugevust juurde, et eristume sellega, et julgeme küsida oma klientide käest. See julgus on teine, et kui üks on see perfektsionism, mis takistab, siis teine tegelikult on see julguse pool, et ikka me mõtleme seda, et mis kõik teised arvavad ja kas ma siis tundun liiga edev kuidagi või mis see kõik endaga kaasa toob, aga ma arvan, et seal jah, mõeldagi läbi enda jaoks, et miks sa seda teed ja kui sa ikkagi oled sina ise, mitte sa ei pane endale neid teise paabulinu sulgi, vaid ikkagi need enda suled, et siis ma arvan, et see töötab ikkagi väga hästi. No selle konkreetse küsimuse puhul ma julgustangi, et noh, kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et klient lihtsalt ütleb, et tead, ma ei taha sellele vastata ja noh, siis ta ei taha, keegi ei ole ju sunnitud ja kohustatud millegagi. Ja üks mõte mul tuli veel, et kui teil on suurem salongitiim, siis tegelikult on see üks vahva asi, mida teha näiteks salongi koosoleku käigus, et igaüks kirjutabki oma kolleegide kohta kas või paberile, et kui suuliselt ei taha öelda, see võib olla isegi ju anonüümne, et käib paberileht ringi, kus on kolleegi nimi peal ja ülejäänud kolleegid kirjutavad sinna alla siis tema need supervõimed, mida nad on kõrvalt tähele pannud. Tihti see võibki teha anonüümse, et kui on niisugune tunne, et äkki, ma ei tea, keegi ei julge jagada või ei taha jagada, et noh, et miks mitte seda selliselt teha ja võib-olla mõelda, et äkki annab klientide osas ka selle kuidagi anonüümsena teha, et jah, ja noh, ütleme nii, et aasta lõpuni ei ole ju väga palju aega, et see on selline hea aeg, vaata, kus kõik mingi hetk lähevad ka sellisesse veel toredamasse meeleollu, et siis selliseid pisikesi teeneid, ma arvan, tehakse väga-väga hea meelega. Kindlasti ja noh, kui juba tõtata edasi, et aasta lõpp, uue aasta algus, siis tegelikult uut aastat saab juba homme alustada, on ju? Muidugi, absoluutselt teemast. Mul tekkis selle persooni brändinguga veel selline küsimus, et mulle tundub, et täna vist on nagu ikkagi väga oluline, et sa oled vähemalt kuskil sotsiaalmeediakanalis olemas, eriti kui sa töötad iluteenindusvaldkonnast ja ma kõigepealt küsiksingi sinu käest, et Evelin, millises kanalis sulle meeldib oma iluhaldjate tegemistega kõige rohkem kursis olla, et mis sind isiklikult kõige rohkem kõnetab või mis kanalit sa kasutad? Mina isiklikult tohutult armastan Instagrami, sellepärast, et see on visuaalne ja ma olen ise ka väga visuaalne inimene ja noh, iluhaldjad minu jaoks on samamoodi, ma tahaks näha, et mida nad teevad, aga see on täiesti sõltub inimesest ja ega alati ei peagi kasutama sotsiaalmeediat, kellele see ei ole üldse omane, aga mis on olulisem kui sotsiaalmeedia tegelikult on see, et
tihti tänapäeval meil ei ole seda võimalust, et me inimestega kohtume ja siis saame luua selle esmamulje. Sellepärast, et kui keegi soovitab mulle juuksurit, mis ma siis teen? Lähen Google'isse ja panen selle juuksuri nime sinna sisse. Ja enne, kui ma temaga nii-öelda füüsilises maailmas kohtun, mul on tegelikult temast juba täiesti arvamus kujundatud, et on see siis nagu, kuidas iganes see siis on. Ja seda muuta on päris keeruline. Kas ma võin vahele segada? Mina sind ei guugeldanud, küll aga ma kuulasin ühte varasemalt salvestatud podcasti ja muidugi tutvusin ka raamatuga. Kas sa mind guugeldasid? No, ütleme, et ma ikka guugeldan. Ma arvan, et see on tänapäeva ühiskonna selline, aina rohkem muutub. Ei, ma teen seda, aga lihtsalt sel korral ma ei teinud. Ei, täpselt. Et kõik, me ju väga tihti küsime soovitusi, ikkagi inimesed usaldavad tohutult palju teiste nii-öelda kogemust, et kõigil on oma kiire. Kõige lähedasemate arvamusliidrite kogemusi. Täpselt. Ja kui ta annab sulle selle, tavaliselt antakse 1-2 soovitust, on ju, siis sa ikka lähed ja vaatad, et okei, ma vaatan siis, mis see nii-öelda sealt välja tuleb. Aga ütleme, et siis tasubki enda kohta natukene teha sellist auditit ja mõelda, et mis mul sealt siis tegelikult välja tuleb. Ja sotsiaalmeediakanaleid, ma räägin konverentsil, miks neid tasub siis, miks neile tasub rõhku panna, et kui sa vähegi viitsid natukenegi tegeleda. Aga tegelikult ka kõik sellised muud pisikesed asjad, et kui sa annad kuhugi mingisuguse kommentaari, mingi soovituse, käid kuskil, ma ei tea, sellisel üritusel, mida kajastatakse, et kõik see tegelikult väga palju aitab kaasa, et nii-öelda ka su selline digitaalne bränd siis natukene hoogu juurde saaks. Kuule, aga ma ikkagi küsin väga egoistliku küsimuse. Millise mulje minu guugeldamine või sotsiaalmeedias minu kontodega tutvumine sulle andis? No minu jaoks väga särava mulje ikkagi, et mul muidugi oli see eelis võib-olla, et ma kohtusin sinuga enne esimest korda, kui me kohtusime, siis ma ei olnud jõudnud sind guugeldada. Et võib-olla sellepärast ma suutsin ka selle mulje nii-öelda sinu füüsilise brändi järgi paika panna. Aga ma arvan, et kui ma oleks selle digitaalse brändi järgi paika pannud, et ega seal väga palju erinevust ei oleks olnud. Aga sealt ikkagi joonistus välja, et ma olen ameti poolest juuksur. Joonistus ikka välja, et aga ma ütlengi, et siis on seda natuke raskem teha, et kui sa juba tegelikult tausta tead, et sa ikkagi alateadlikult paned need mingisugused lingid kokku. Et seda on kõige parem teha nii, et mõni inimene, kes teid ei tunne, ei tea üldse, et millega te tegelete ja palute temal siis seda nii-öelda digitaalse brändi auditit teha. Et see on tegelikult jälle mõte hakkab kohe jooksma, võib-olla siin tuleb mõne kolleegi klienti paluda, et teete nagu vastastikku vahetused. Täpselt. See oleks väga-väga hea. Väga põnev, aga jah, see on nii huvitav maailm, et tahaks juba seda raamatut hakata hooga täitma, et see alguse ja sissejuhatus, mis mul on praegu käsil, on igal juhul juba väga põnev, aga üks küsimus mul tekkis, et kas ja kui palju aega ma selle persoonibrändinguga tegelemiseks peaksin siis kasutama, sest juuksuritel teadupärast on tihtipeale väga pikad tööpäevad, on ju. Me alustame kes 8, kes 9 ja laseme õhtul 8 välja, on ju. Et ma tean, mul on väga palju kolleege, kes on nagu super aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad, väga austan teid, aga mina isiklikult ei jaksa kogu aeg seda teha, on ju. Ei, see ongi see, et ma arvan, et tuleb sellel puhul ka mõelda enda tugevustele, et mis sinu tugevus on ja kuidas seda aega kõige efektiivsemalt kasutada. Et kõigepealt loomulikult ma soovitan võtta aega, et panna paika, et mis see sinu persoonibränd siis on, kuulata neid teisi, oma tagasisidet on ju, vaadata, mis praegune olukord on ja kuhu sa siis nii-öelda tahaksid jõuda. Ja siis tegelikult, kui sa selle oled läbi mõelnud, siis natukene võib-olla enda tugevuste peale, et kas sul rohkem, ma ei tea, kas sul tuleb välja, et sa väga hästi teed mingisugust videot või pilti
pilti või hoopis on sul mingisugune huvitav huumorisoon, mida sa hea meelega jagad või armastad sa tsitaate või noh, mida sa ise tegelikult, mis sind ennast nagu, mis su enda silma särama paneb. Või siis sa lihtsalt oled selline, kes testib kõiki uusi tooteid või noh, mida iganes, sulle meeldib käia erinevatel, ma ei tea, otsid YouTube'is mingit inspiratsiooni või on sul mingi tohutu Pinteresti kaust, kust sa ideid leiad. Et mõelda see läbi ja et kuidas siis kõige väiksema ajakuluga ja sellise tegevusega, mis sulle meeldib seda teha, et mitte nii, et ma vihkan kirjutamist ja siis ma lihtsalt nagu pool tundi lihtsalt nagu ma pean selle blogipostituse valmis kirjutama. Ma pean selle valmis kirjutama. Ei, ära tee seda, et tee siis midagi muud. Et nii, see ei ole tore persooni brändi kujundamine ja siis ma pean kihla, et noh, võib-olla esimene nädal sa suudad punnitada, aga siis see sinna jääb ka. Et pigem mõeldagi, et mis need sinu sellised kanalid on, et ja noh, kui palju sul üldse kliente on vaja, et võib-olla sul see püsiklientuur on juba paigas, et mis su eesmärk tegelikult on, kas sa tahad leida rohkem ägedaid kliente, kes sulle endale meeldivad või sul on vaja leida juurde kliente või mis su eesmärk tegelikult on, et sellest ka natukene lähtud, et kui aktiivne sa peaksid olema. Aga noh, muidugi, et kui sul täna on kliendid olemas, et siis peab mõtlema ette ka, ma ei tea, 10 aasta pärast on ju, et noh, et vaikselt ikkagi pildis olla. Et tihti ongi see, et me ju kiire elutempo juures ei suuda nagu alati võib-olla kogu aeg kõikidega suhelda ja need inimesed, kes ikkagi meile kuskilt sotsiaalmeediast nagu natukene ette vilksatavad, et need meil rohkem meeles püsivad, et kui teinekord keegi küsib, et palun soovita mulle, ma ei tea, 3 juuksurit, kellega sa oled kõige rohkem rahul olnud, et noh, siis ikkagi tulevad meelde võib-olla need nagu, kes on natuke rohkem pildis. Kes on rohkem pildis, täpselt, et eks selle persooni brändi nii-öelda võib-olla kõige suurem eelis tööalaselt ongi see, et kui sa mõtled mingile valdkonnale, et ma ei tea, näiteks ma ei tea, õmbleja, et kes sul siis meelde tuleb või ükskõik mis nii-öelda valdkond, köögikujundaja, disainer, moekunstnik, keda iganes sul vaja on. No ikka tulevad need meelde jah, kes jäävad sotsiaalmeediakanalis rohkem silma. Aga ma olen just selle peale mõelnud, et ma ei ole nagu väga järjepidev ja aktiivne postitaja. Küll aga just oma nagu professionaalsele Instagrami kontole, sest mulle ka väga Instagrami formaat just meeldib, sest noh, meie juuksurid ja ma arvan, et üleüldse nagu väga paljud naised just armastavad seda visuaali näha, eriti kui on tegemist iluteemadega, et noh, raske on sõnades kirjutada, et imeilus värv tuli, et noh, seal võib nagu tõeline ilukirjanik selle asja kirja panna, aga noh, üks pilt on rohkem kui 1000 sõna, eks ole. Ja siis ma jõuangi selleni, et minu kliendibaas on ju väga korralik ja teinekord ma isegi pean nagu juurde leiutama seda aega, et oma armsaid kliente ära teenindada. Aga siis ma olengi mõelnud, et jah, me kunagi ei tea, mis meid ootab homme, ja samas on oluline ka oma praeguste klientide hoidmine ja kuna see kliendi ja juuksuri suhe minu klientide puhul, meil on nagu juba väga selline soe ja suurte tuttavate suhe tekkinud, et siis sa tahadki kursis olla, nii et aeg-ajalt on nagu tore pilku peal visata. Jaa, kindlasti, absoluutselt, et eks see pildis olemine ikkagi on oluline, et see ei tähenda seda üldse, et no nüüd peab mingi iga päev midagi tegema, et see ei pea üldse nii olema, et kui sa oled väga rahul oma klientuuriga, tundub, et kõik täna toimib, et noh, võib-olla piisabki, ma ei tea, kord paari nädala jooksul, aga siis nagu läbi mõelda, et mida sa siis teed, on ju. Aga kui sa tunned, et sul on ikkagi aktiivsemalt vaja kliente juurde leida või tahad nagu oma klientuuri natukene muuta või tahad, ma ei tea, rohkem sükest premium hinnakirja kehtestada, et noh, miks just, ma ei tea, sinu teenus siis hind tõuseb või natukene kallim hind on, et siis noh, eks need on ikkagi sellised pisikesed mikroargumenti, mis lõpuks loevad. Ja üks asi veel seoses juuksuritega, et kui sa oledki näiteks käinud kuskil koolitusel ja mingi
ilgelt vinge uue tehnika selgeks õppinud, mis võib-olla praegusele klientuurile on pigem natukene võib-olla liiga selline uudne, innovaatiline, siis ma arvan, et on jälle need sotsiaalmeedia kanalid pluss siis otseturundus ka toolis, üks parimaid variante, kuidas ka see teha nagu rohkem omasemaks oma püsiklientuurile. Ja tihti on ka see, et mida ma juuksurite puhul just tihti olen kohanud, et väga ei armastata nendest ägedatest toodetest rääkimist, aga mina näiteks kliendina küll tunnen, et mulle tohutult meeldiks, kui mu juuksur ka rohkem võib-olla veel räägiks, et kuule, et kas et mitte üldse selle peale, et kuule, osta nüüd, aga kui sa võtadki endale sellise missiooni, et sa tahad tegelikult seda klienti aidata, sa leidsid mingisuguse toote, mis talle võib sobida. Vahet pole, kas ta soetab selle või ei soeta, aga sa annad talle vähemalt võimaluse, et kuule, et siin on nüüd mingisugune väga hea juukse otstele või mingisugune tohutult hea mask või mis iganes on ju. Et tegelikult ma arvan, et kui seda õige nurga alt teha, siis kliendid tohutult hindavad seda, et sa ei pea seda üldse tegema, nagu sa nüüd tohutult lisamüüki teed ja higistad seal, et kuidas ma nüüd ütlen, et kuule, osta palun see purk, aga mis see väärtus kliendi jaoks on ja millisele kliendile sa midagi soovitad. Et ma arvan, et see on ka nagu kindlasti väga-väga lahe ja kui ma kas või vaatan, ikka jälgin erinevaid inimesi Instagramis ka ja ükskõik mis valdkonnas, kui ma näen, et keegi soovitab midagi, et ma ei tea, tegin selle ise läbi, proovisin ja ma ei tea, tõesti väga hea, et ma soovitan, et kui sa päriselt seda soovitad, et see ei ole sul lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt siuke müügitekst on ju täpselt, et otsidki need tooted, et mida sa päriselt soovitad, et siis ma arvan, see töötab väga-väga hästi. Ma olen sinuga 100% nõus ja mina arvan, et see on juuksurite puhul ka üks väga oluline osa kogu sellest persooni brändingust. Et juuksurina sa oskaksid kuulata klienti, välja selgitada tema vajadused ja just talle sobivaid hooldus- ja viimistlustooteid soovitada. Et siis on see lojaalsus, ma arvan, et põhimõtteliselt sky is the limit. Täpselt, lojaalsus, aga mida sa kõiki veel suusad, sa suudad tegelikult selle inimese särama panna, sellepärast, et ma arvan, et juuksed on ikkagi väga suur osa inimese sellisest enesetundest ja see, kui palju see võib anda sulle juurde näiteks enesekindlust, et kas sul on siukene bad hair day või sa suudad kasutada selliseid tooteid, et sul oleks ikkagi enamasti selline good hair day, et ma arvan, et see on selline teema ka, et mis, ma räägingi, et juuksuritel on kaks poolt, et üks on nende enda persooni bränd, aga teine on see, et kui palju sa enesekindlust annad oma kliendile, kui palju sa aitad tema persooni brändi, nii-öelda seda välist poolt, aga ikkagi ka see on oluline. Ja see on väga huvitav vaatenurk, et me oleme nagu ise persooni bränd ja tegelikult nii paljude persooni brändide loomisele aitame kaasa. Ja vastutus on selles mõttes ikka väga suur. Nii et ka suuremad muutused olenevalt kliendist ikka tasub nagu läbi mõelda nii juuksuril kui ka kliendil, et suunata ja aidata siis klienti ka mõelda, et kuidas see tema üldise persooniga ja elustiiliga kokku läheb, enne kui mingeid väga drastilisi muutusi teha. Aga kui ikka 2-3 korda juba käib mingi pöörane mõte, siis ei aita midagi muud, kui tuleb lihtsalt ära proovida, aga muidu teada ei saa. Absoluutselt ja ka kõikide persooni brändid on ju ka muutumises, et nii nagu iga päev me ju õpime midagi juurde, areneme, et nii meie persooni brändid ka, et selles mõttes kindlasti. Väga tore, Evelin. Aitäh sulle seda persooni brändi teemat rohkem avamast. Ma jätan meile rääkimiseks veel juuksurite konverentsile ka persooni brändingut, põnevaid küsimusi, aga enne kui tõmbame tänasele lõbusale, põnevale podcastile joone alla, kuidas sina puhkad ja mis sind praegu kõige rohkem turgutab, ergutab, kuidas sa vahepeal juhtme seinast välja tõmbad? Ma tohutult armastan uute
asjade ja inimeste ja kohtade avastamist, nii et suhtlus inspireerivate inimestega, kindlasti ringi reisimine, et kui vahepeal Eestist välja ei saanud, siis kas või avastada Eesti paiku, mulle väga meeldib looduses viibida ja siis ka inspireerivat, ma ei tea, kirjandust lugeda või podcast'e kuulata. Et tegelikult kõik need teemad mind väga-väga paeluvad ja meeldib siis vaba aega nendega veeta. Mulle alati meeldib seda küsida, sellepärast, et üldiselt juuksurid on väga suured töörügajad, nii et ma loodan, et te kõik saate siit ka inspiratsiooni, et vahepeal ikkagi akusid laadida, läbi sellega uusi värskeid ideid koguda, et oma persooni brändingut veelgi tugevamana luua, presenteerida ja et silm ikka säraks peas. Ja Eveliniga kohtume siis juba 14. novembril. Kella 10 algab Juuksurite Ühenduse aastakonverents, nii et kohtumiseni seal. Super, kohtumiseni!